No nii, meil on siis teine nädal käimas, mis siis vahepeal õppinud olen. Nagu olen varem öelnud, et ma siis õpin siin case study põhist õpetamismeetodit või koolitamist ja paar sellist huvitavat märksõna, mis me oleme siis siin mõne päevaga teada saanud, närides läbi meeletu hulga artikleid ja minnes molekuli tasemeni, siis 3 asja, et kõigepealt ära võtta suuri eesmärke, katsu oma case'iga ära lahendada võib-olla 1, 2, 3 eesmärki või saavutada need eesmärgid. Hästi tähtis on algus ja lõpp, no nagu ikka, millega alustad, millega lõpetad. Ja 3, mis on minu jaoks kõige olulisem, et kui osata case'i korralikult analüüsida, siis on võimalik selle kaudu õpetada hästi palju asju. Seda case'i on võimalik kohandada erinevatele tasemega kursustele ja kogu see lõpptulemus võib olla pealtnäha esialgu täiesti teistsugune, kui algus seda isegi osata arvata. Aga selleks, et case'i hallata täiega ja pigistada välja kogu sellest kivist see vesi või sidurnist mahl, on just nimelt need 2 eelmist eesmärki hästi tähtsad. Et mis on sinu eesmärk, mida selle case'iga tahad saavutada ja kuidas alustad ja kuidas lõpetad, siis need on ju 2 asja, mis alati jäävad meelde. Meil on jäänud veel mõned päevad siin, minul toimub neljapäeva hommikul esinemine, ehk see tähendab seda, et mul on põlv üsna rõkk või järiseb ja mõtlen, et kuidas ära hallata, aga ma loodan, et ma tulen sellega siiski toime, et tulla koju siis juba värskelt pakatavate ideede ja soovidega. Seniks siis kuulmiseni järgmiste kordadeni.